Nii, katse 2, et katse 3, katse 3, jah. duubel 4, katse 7. Et 2 relvahuvilist said siin kokku ja kohe jäi selline pilt silma. Oli või? Minu arust see oli kellapilt. Kella. On ju mingid kellad. Kellad, jah. Tegelikult jah. Tegelikult on see mõlemad kelladest kokku kleebitud püstol. Jaa. Ma kollaaži tehnikas töö, et ma paberist lõikasin need kellad välja mingitest kellapiltidest ja siis kleepisin püstoliks kokku. Nagu MacGyver. Teatud määral, et MacGyveri vaatamisest on kunsti tegemisel kasu, et see paneb nagu natukene karbist välja mõtlema ja panema kokku asju, mida üldjuhul kokku ei paneks. Aga noh, see on mulle siuke trademark, et ma panen kokku asju, mis kokku otseselt ei käi, aga kokku sobivad pärast, kui ma nad olen kokku pannud. Või siis mõjuvad ootamatult, nagu kelladest püstol näiteks. Ühtlasi paneb aja kasutuse peale mõtlema teatud määral, et siuke aja teema nagu, et kuidas aega mõistlikumalt kasutada. Et siukseid ideid mul seal taga nagu oli sellega. Et läheb nagu teemasse. Et siuke laskmas käimine on siis hea ajakasutus, jah? Idee poolest küll ja mulle väga meeldib laskmas käia, et aeg-ajalt ma sellega tegelen, et mul paar abivahendid selleks on ja märklaudu ja asju ja et relvahuvilisi kunstnikke ma väga palju ei tea, aga just vaatasingi su kogu, et sul oli siin ikka mitukümmend pilti just erinevatest relvadest, et selline huvitav. Jaa, relva teema on mul, relvajoonistused mul on suhteliselt vanad, et millal ma nendega alustasin, oli kuskil teismeeas, kui ma hakkasin tanke ja püstoleid ja asju joonistama ja igasuguseid muid relvateemalisi sikerdusi tegema, aga siis see teema on mulle siiamaani jäänud ja relvateemalisi asju ma teen nagu päris üksjagu. Et see teema pakub mulle huvi nii laskmise mõttes, praktilises mõttes kui ka relva teema ise pakub mulle huvi. Ma vaatan ka relva ajaloost igasuguseid filme ja asju ja et erinevate relvadega, tulirelvadega ja muude relvadega. No mulle pakuvad huvi ka ammud ja õhkrelvad ja kahurid ja kuulipildujad ja igasugused noad, macheted, mõõgad. Kusjuures ma mingil määral kogun ka machetesid ja nuge nagu. Et mul on neid ka paar tükki, et mulle meeldib nendega nagu tegeleda ja neid loodusest kasutada ja nikerdada midagi välja lõigata ja sükest. Ja ma olen ise nuge nikerdanud ka, et vanast saekettast ma nikerdasin 5 machetet näiteks. Et neid me võime näiteks järgmises osas lähemalt vaadelda. Jaa, see oleks põnev. Et mingi episood selline, et metallitöö on ka üks asi, millega ma tegelen. Just vaatangi su loomingust, et sellised ikka maskuliinsed mehelikud huvid, et lillepilte on vähe, et rohkem ikka sellised. Ja mul vist paar lille on ka kuskil. Ma ei ole isegi ma ei mäleta hästi, aga peaks olema paar tükki, ma arvan. Äkki peaks lilledest püstoli tegema. See oleks ka teema, nagu kelladest sai püstoli, lilledest peaks ka saama. See on nagu Al Capone'i see lillepood. Jaa. Just. Või oli Al Capone, milline gangster seda lillepoodi tegi? Vaat seda, ma ei oska öelda. Okei. Pärast raalib välja. Jaa. Mingi juurde. Aga jaa, siuke. Hiljuti ma kasutasin tanki ka, et ma panin tankist kaamera kokku, et ma ei ole teismeeast saadik nagu tankide joonistamist ka päris minetanud. Et filmikaamera ja tanki panin kokku, et tankil on tornis filmikaamera. Sa vist nägid ka seda tööd või? Jah, nägin. See on tuttav teema. Meediarelvaks või? Märulikaamera rohkem nagu. Et kuna ma ise tegelen näitlemisega ka, siis ma kogun ka filmivõtetelt nagu inspiratsiooni ja mu isiklikud lemmikud on nagu osad märulid. Suures osas märulid ja komöödiad.
Mul selle pildiga seoses tuli rohkem siuke mõte, et praegu räägitakse siin fake news ja infosõda ja et meedia on 4. võim või 5. võim, et kuidagi assotsieerus sellega, et madin käib, et kellel on ligipääs meediale, see siis on selline rahvameelsuse mõjutaja, et siuke tänapäeval üsna aktuaalne asi. See sobib sellesse teemasse ka täitsa vabalt, et see on täiesti võimalik tõlgendus nagu. Et tõlgendusruumi on erinevat, et mina saan oma tööst ühtemoodi aru, aga sina saad sellest teistmoodi aru. Et mul oleks ka väga huvitav teada, kuidas sina sellest tööst aru saad. Jah, et kuna viimasel ajal selline poliitika huvi on tekkinud ja üldse, kuidas siin maailmas asjad käivad ja kui palju üldse meediaga inimeste meelsust üritatakse mõjutada tänapäeval, et siis vaatad, kuidas erinevad inimgrupid elavad ikka nii erinevas inforuumis, et see ja kuidas see nagu mingi kogukonna mõtlemist ja arusaamist elust mõjutab, et see meedia on ikka suur võim. Kas siis Lenin isegi ütles, et andke mulle kontroll ühe ajalehe üle ja siis ma korraldan revolutsiooni ja siis ta vist ostiski selle Pravda endale, hakkas selle Pravda kaudu oma siis nagu seda kommunismi ideed levitama, et meediat on kasutatud ikka kogu aeg nagu masside liigutamiseks. Ja, seda küll. No tänapäeval on muidugi nii ühte kui teist, et sotsiaalmeedia on ka olemas. See on ka suhteliselt nagu... No see on ka väga mõjutatav, vaatad, kuidas siin julgemate ja peavoolumeediaga mitte ühtivate inimeste kontosi kinni pannakse ja näiteks see Infowars ju pandi YouTube'is kinni alles, et siin mõni aeg tagasi, et kes lubas tõde selle nurga alt lasta paista, et see nurk ei meeldinud, kes pandi kinni. Nojah, see on kindlasti, et mingi huvi, kellegi huviga läheb mingi asi vastuollu, siis tõenäoliselt võib ka ära kaduda. Et no sellest on tegelikult lihtne aru saada. Et eks tänapäeval ongi, et inimeste probleemiks ei ole infopuudus, vaid oskus seda tõesti infot välja selekteerida, seda infomüra lihtsalt nii palju. Et kogu aeg peab silm lahti olema, et kelle huve see uudis teenib ja mis nagu tagamõtted või poliitilised agendad seal taga on. No nõukogude ajal oli see kood väga lihtne, et kui sõimati Ameerika presidenti, siis oli kõigile selge, et Ameerika president peab väga hea olema. Et kõik oskasid koodi lugeda, see oli väga lihtne. Aga tänapäeval on see palju raskem, sest me mitte ei ole infomüras, me oleme info alla ära uppunud. Me oleme kuskil põhjas ja meil on kilomeetri kõrgune virn infot igal ühel peas. Võib-olla oligi nõukaajal oli rohkem selline, ma ei tea, kuidas nimetada, bipolaarne, et oligi see nõukogude inforuum ja siis see, mida sa lääne poolt said, Soome TV-s salaja vaatasid või kuulasid Ameerika häält. Praegu on need erinevaid nagu huvigruppe nii palju, igaühel on mingi oma agenda ajada, et siis. Selles mõttes küll, et segadust läheb, materjali on rohkem selle eest. Et alati pead olema natukene skeptiline. Mingil määral küll, et see on nagu ühte kui teist. Aga põnev on ka. Selles mõttes küll, igav ei hakka, see on nagu kindel. Mul joonistuses on ka nagu, et teemasid on mul mitu, mida ma käsitlen nagu ja siis ma vahetan neid teemasid, et üks teema nagu ammendab ennast ja siis ma võtan mingi järgmise teema ja hakkan mingi järgmise teemaga tegelema. Et internetis ma olen enda tööd ka nagu joonistused ja maalid ära sorteerinud nagu enam-vähem teemade kaupa. Katalogiseerinud. Et üheteemalised tööd nagu ühte portfelli pannud või ühte lõiku, et tekiks mingisugune ühtlasem pilt, et kui ma kõik läbi segi paneks, siis see oleks võimatu sealt midagi välja leida. Aga selle valiku piires ma nagu enam-vähem varieerin nagu selle teemade hulga piires nagu, et milliseid asju ma nagu teen. Selge. Relvateemalisi asju ma teen kohe kindlasti juurde, et see ei ole kaugeltki ainuke ja kaugeltki viimane, et kellade asemel lilled panna, mis sa arvad? On täitsa okei või?
oleks selline isegi maasikad, mitmemõtteline võim ja maasikad. Maasikad jah. Tegelikult mul on jah igasugused, et ma olen relva teemasid töödelnud mitut moodi. Et ma panin puukoore näiteks, puukoorest tegin ühe. Põhja. Siis ühe tegin mingi nagu, et püstol on nagu aken. Et seal tagant paistab mingi rand, aga see on püstoli kujuline. Nagu, kui seda tööd ennast näha, et siis saab aru, millest ma räägin, aga siin hetkel ei saa nagu päris.